Jou, ma olen Oss. Ma olen 18-aastane pro-klassi sõitja ja ka petrolhead. Terviseks. Selja taga mul on mu garaaž Oss Racing. Seal me ehitame võistlusautosid, sportautosid ja ka vajadusel teeme tavaautole remonti, hooldust või sillast endi. Esimene võistlus meil see hooaeg on Põhja-Euroopa meistrivõistluste esimene etapp Soomes. Sinna me lähme endast parimat andma. Auto on meil valmis, buss on pakitud ja näeme seal. Nii, oleme siis jõudnud Hüvinke rajale kohale. Tehniline on tehtud, registreeritud. Varsti on sõitjate koosolek ja saab trenni minna. Tere hommikust! Mina olen Andres ja meil juhtus seekord nii, et mina olen hoopis Ossi spotter täna. Eile käisin vaatasime rada oluliselt teistmoodi kui simulaatoris. Siin on rajal ikkagi reljeef ja sellised nüansid. Ilmselt tuleb väga huvitav, väga vaadatav ja eks siis koosolekul saame teada, mis meist täpsemalt tahetakse. Autoks on siis GT86 2.7 mootoriga. Tegi ta päris palju jõudu ja eks nüüd ongi selle auto variatsiooniga esimene sõit, esimene võistlus ja näeme, kuidas ta enam-vähem käitub. Suurt midagi peale turbo ja väljalaske kolle meil see aasta ei muutunudki mootori poole pealt. Võtsime ta korra lahti, panime uued saaled, vaatasime kõik, mis vajas vahetust, vahetasime ära, aga muidu oli kõik väga hea. Ja nagu näha, siis Mr. Piho ja Mr. Aleksander on ehitanud auto väga kõrge kvaliteediga ja ma usun, nii palju kui ma olen seda trennides saanud proovida, siis on ebareaalselt hea sellega sõita. Короче, mis nüüd praegu toimub? Eks me preparisime auto valmis trenniks, et nüüd on kohe esimesed trennid algavad, Oss juba autos istub, et vaatame, mis saab, et nüüd on varsti juba esimesed sõidud on käes. Eks siis kohe näeme, mis meil toimub. Põnev on, pole seda rada kunagi varem sõitnud ja saab kohe varsti esimese ringi ja näeb ära, milline see rada täpselt meil siin täna on. Peaks olema väga kiire rada, nii et tundub, et võib äge olla. In this life I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. Don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. I feel so close, but so far. Go home, go hard, how can I stop when I come this far? Smile outside, deep down I'm strong. They only see the results, the pain, they don't know the heart. Jou ka minu poolt. Olen esimest korda elus drifti võistlust filmimas. Tulin Ossiga kaasa. Teeme ägeda video. 2 päeva drifti, autosid. Life's good. Mis meil siin on? Oss räägib, et rool ei jookse piisavalt kiiresti. Ma proovin nüüd vahetada Akkermanni veibid ja teha natukene seade muutus. Vaatame, kuidas nüüd läheb. Meil on esimene ring trenne tehtud. Autoga sai tehtud nii mõnigi muutus, teine koosolek on peetud ja nüüd algavad tandemi trennid. Meil on viimased 1,5 tundi aega ajada sõit ja autos jääda nii heaks, kui täna üldse jõuab. Ja juba mõne tunni pärast algavad kvalifikatsioonid. Ooh, that's kind of small.
sillatalast on rebinud välja selle õtsast. Läksime esimest tandemi-trenni tegema ja tandemi paarile sõitsime tagarattasse nii hästi, et rebis ühe õõtsa sillatalast välja. Saime nad haamriga õigesse kujusse. Suur aitäh! Thank you, Juha Rintanen. Rintaneni boksist saime keevitse, see on meil juba üles pandud ja kohe, kui saame õige kuju, siis säristame selle kokku. Ja kes ei ole veel hakanud Ironmaniks valmistuma, siis soovitan teil keevits gaasiballooni ja aparaadiga joosta ühest boksi otsast teise päris hea. No nii, Šurik tegi imesid, mees tegi poole tunniga, keevitas sillatala ära. 15 minti on trenni lõpuni, Oskar jõuab veel ühe ringi teha sooja ja siis on kvalifikatsioonid. Kurat, mees päästis päeva äkki. Nagu nägite, siis meil juhtus siin õnnetus konkurendiga. Sillatala oli katki, aga tehti imetegusid imemehe poolt. Šurik keevitas selle sillatala uuesti kokku ja läheb edasi, sain 2 treeniringi. Muidu oli tunne hea. See rooli jooksmine meid veel natuke tülitab, aga nagu näha, siis vaatame veel selle ka üle ja kohe ongi kvalifikatsiooni minek, nii et näeme rajal. Saisi tietysti tulla hivenen nopeammin meille, mutta tällä me nyt mennään. Nyt otetaan seuraava puheeksi ja käydään sitten pisteitä läpi, kun ehditään. Ensimmäinen klippi tulee ihan kelvollisesti. Tää on ilmeisen haastava kohta, tää 1-2-väli. Mutta ihan kelvollisesti ottaa. Kolmannen saatto jäädä vähän kapeaksi, kuten myös on myös hivenen voinut olla syvemmällä. Vitonen tulee ihan hienosti ja sieltä jatketaan hyvin leveällä linjalla suoritus loppuun. Esimesest ringist tuli 76 punkti. See rooliga on ikka veel mingi jama, nii et ei saanud mingit väga ägedat sõitu teha, pidi tegema hästi siukse safe sõidu. Aga äkki muutsime jälle midagi, proovime jälle. Äkki saab paremini, äkki mitte, aga eks me näe. Lähtee Simon Skarhääl. Ensimmäisellä vedolla hänellä oli 76 pistettä ja nyt sitten toiseen vetoon. Ensimmäinen klippi tulee hienosti, kuten tulee myös toinen. Nyt on paljon paremman näköinen meno alkuvaiheessa. No nii, esimene päev siin peaaegu lõppenud. Kvalifikatsioonid on tehtud. Esimene ring saimegi 76 punkti, võtsin hästi rahulikult, sest et ei käitus auto veel täielikult nii, nagu ma tahaksin, nii et olin ettevaatlik. Teine sõit, kui läksin panema, algus oli juba oluliselt parem ja siis tuli meil boost cut, kuna üks voolik oli, tundub, et praak ja oli natuke lahti tulnud ja auto tegi liiga palju boosti. Siin on veel meil mingid asjad vaja seadistada, ümber teha korda ja siis oleme homseks tandemiteks valmis. Good morning. See jäi hommik, aga mis täna teed siis? Kuna see roolivärk meil on nagu on, siis tuleb lihtsalt panema minna täiega ukse all. Pane vend, nagu te saite ära. Kuidas rada meeldis tegelikult? See algus on natuke imelik. Miks? Aga ta on siuke, algust teed suure hooga sisse, siis on mingi aeglustuskoht, selle kiirendad, aga see lõpp, kus saab ikka päris hea hoo, siis on ikka mega äge. Kuidas vibe on? Muidu, vahepeal oli vibe natuke madal meil, kui Mr. Sass kiivitsega auto all oli, aga
Ei muidu jah, tuleb sõita lihtsalt sellega, mis on ja teha sellest päevast, võtta kõik, mis annab. No nii, oleme uuesti rajale jõudnud. Käes on laupäev, tandemipäev. Alguses on 3 tundi trenni, päris palju. Vaatame, kas meie eilsed lahendused töötavad ilusti. Ja siis on juba tandemid. Esimesena on mingi soomlane meil vastu, top 32, nii et näeme trennis. Probleemide saagad jätkuvad nagu autodega ikka. Puust katt tuleb peale. Jõudu pole, drifti ei saa teha. Sõit läbi. No nii, oleme laeva peale tagasi jõudnud natuke kurbade nootidega. Tandemisse me ei saanud vastu kahjuks minna, sest et nagu te ka nägite, olid mured, aga noh, see on uue auto värk. Teame, mis on vaja lahendada, teeme järgmine nädala sees korda, käime kuskil kindlasti ka katsetamas, äkki saame kohe Raasilla rajale minna, kus on ka meil järgmine võistlus. Ja tahaksin veel tänada tervet meeskonda, eesotsas siis härra Pihoja, Suurik, imemees. Et kui juba eile tegelikult oli selline tunne, et saab võistluse lõplikuks lugeda, siis ta ikkagi kuidagi sai selle auto uuesti rajale ja sõitma. Ja samuti tahaksin tänada kõiki sponsoreid ja järgmise korrani. Davai, tšau!